Tere hommikust! Tere hommikust kõigile! Mul on väga hea meel öelda, et me alustame Ida-Viru loomeklastri uue formaadiga ja mul on hea meel öelda ühelt poolt tere hommikust nii Narva, Sillamäele kui Jõhvi, kuigi eriti hea meel mul on öelda tere hommikust Viljandimaale, sest meie tänane külaline on Viljandimaalt. Aga kõigepealt ma räägin ka pisut sellest formaadist. Meil on selline mõnus vaba formaat. Hommikukohvid on mõeldud niimoodi, et joote kodus hommikukohvi. Tunnete ennast hästi ja kuigi väljas võib-olla sajab vihma või on udu ja hall, siis meie toredad külalised alati toovad päikse välja ja lisavad meie päevadesse ja hommikusse inspiratsiooni. Meie chat on selleks, et küsida esinejalt küsimusi ja just silmelt sellepärast, et teie küsimused ei läheks kaotsi, kui neid on mitu samal ajal. Ja küsin ka igaks juhuks, et kuidas on, kas on vaja, et chatis tekib ka venekeelne tõlge või tegelikult sellist vajadust ei ole. Kui on selline vajadus, siis palun andke julgesti chati märku. Nii, ja meie hommikukohvid ei ole väga pikad ja kindlasti ei ole nad väga formaalsed, vaid pigem sellised, et mõnus on kuulata nii siis, kui te olete töö juures, kui siis, kui te olete veel hilisel hommikul kodus. Ja kohe ütlen ka selle, et kokku toimub 10 hommikukohvi erinevate inimestega üle Eesti ja järgmine hommikukohv on 13. oktoobril ja siis me läheme Pärnumaale. Nii, ma loodan, et meie oluline ja kui juhtub, et keegi ei saa täna lõpuni kuulata meie hommikukohvi, siis tänase hommikukohvi salvestus läheb ka meie kodulehele loomeklaster.ee. Nii et siis, kui on pärast veel küsimusi meie vahvatele esinejatele, siis saab ka hiljem nendega ühendust võtta. No nii, Liisa, kuidas sinu hommik on seal Viljandimaal? Millised üldse on sinu hommikud Viljandimaal? Minu hommikul hakkavad väga vara, sest mul on 2 väiksed lapsed, mis ärkavad vara ja siis pean nendega natukene tegelema. Ja sest see väike laps ei ole veel lasteaias. Me teeme minu mehega poolpäev, et mina lähen siis tööle hommikul ja tema siis pärast lõuna. Ja siis mul on tegelikult väga kiire hommikul, sest mina pean siis kõik 2-3 tunniga nagu valmis saada, mis on vaja teha. Ja ma joon teed ja mitte kohvi. Selge. Kuidas sa jõudsid Viljandimaale? Paljud võib-olla ei tea, et see sinu kaubamärk, ma loodan nüüd kõigil on näha, et see kaubamärk, mida ma arvan kõik naised teavad, Liisa Korberi kaubamärk on meile tuttav. Aga kuidas sa jõudsid Viljandimaale? Sa ei ole üldse tegelikult Eestis sündinud. Ja, ma kõigepealt sattusin Tallinnasse Erasmus programmiga 2007 ja siis tegin 1 aasta EKAs, õppisin echte kunst ja siis 2010 tulin siis Tallinnasse elada ja nüüd 4 aastat, peaaegu täpselt 4 aastat elan nüüd Viljandimaal. Minu mees on siin pärit. Ja siis, kui esimene laps tuli, oli selge, et tahame maal elada, kus on rohkem vabadus, rohkem ruumi, see aeg ei lenda nii kiiresti, vähemalt lootsime seda. Ja siis oli seda võimalus, et Viljari vanemad andsid meile väike maatükk ja siis ehitasime meie maja ja kuulisime. Ja algusel oli meie töökohta ka sealsamas majas, aga nüüd umbes 2 aastat
koolisime linna töötada ja see Viljandi linn on ainult 5 kilomeetrit meie majast, siis on päris mugav sinna tööle minna. Ja praegu sa oled ka oma töökojas, eks ju, sa ei ole mitte kodus, vaid sa oled töökojas. Ma näen sul selja taga mõned masinad seal, et see on see koht, kus sa reaalselt neid ilmeilusaid ehteid teed. Ja, siin on minu laud, kus mina töötan, siin on siuke tööriistalaud ja seal on üks laud, kus meie töötaja töötab. Ma tahtsingi küsida, kui suur sinu meeskond on? Meil on 4 käsi. Et mina, minu abikaasa ja siis üks, kes teeb seda social media ja siis Maarja, kes töötab ka siin Kullasepas. Ja meil on tegelikult veel üks teine töökoda siin kõrval, kus need suured masinad on, sest me ka freesime ise ja värvime kõik ise ja seda Viljar teeb ja see on siis teine toas, et see on nagu lärmakas ja musta tööd, et see on natukene eraldi. Aga miks on üldse see sinu lugu, võib-olla kõik ei tea, et miks sa valisid üldse ehted ja disaini, et kuidas see valdkond üldse sind kõnetas või kuidas sa selle valdkonna juurde üldse jõudsid? Eestlastele on, ma arvan, sinu ehted just sellepärast väga tored, et nad on värvilised, seal on palju värve ja kui eestlane, kes armastab võib-olla rohkem halli ja musta, siis sinu ehted on just nimelt sellised erineva värvi ja ma arvan, see on see, mis pilku püüab, eks ju. Aga kuidas see valdkond üldse, disain ja ehted, kuidas sa sinna jõudsid? Ja, see on väga pikk tee olnud tegelikult. Sest kui ma lõpetasin kooli, ma üldse ei teadnud, mida teha, aga selge oli, et ma tahan midagi kunstiga teha, sest mulle alati meeldis seda ja maalisin ja joonistasin ja sellised asjad tegin juba kogu aeg, aga ma ei teadnud mida ja siis hakkasin kunsti, ajaloo ja pedagoogik õpetada kõigepealt. Ja siis aga oli väga kiiresti selge, et see on mulle liiga igav ja liiga teoreetiline, et ma tahtsin ikka midagi käega teha. Ja siis Saksamaal on seda süsteem, et kui sa ei taha ülikooli minna, siis sa võid kuskil meistri juurde minna ja midagi 3-4 aastat õppida. Ja siis mõtlesin, et mis on kunstiga seotatud ja mis mulle nagu, mis mina võib põnev olla. Ja siis mõtlesin võib-olla Kullasepp ja siis käisin Kullasepa juurde ja meistri juurde ja õppisin 1 aasta sealt erinevad tehnikat ja seda mulle väga meeldis. See oli täpselt seda nagu käega midagi ja väga erinevad tööriistad ja asjad. Aga mulle ei meeldinud jälle seda nagu juveelitööd, nagu need ehted mulle ei meeldinud. Ja siis oli selge, et ma tahan minu oma disain ja oma ehted teha. Ja siis kuulsin, et tegelikult sa saad seda ka õppida ülikoolis. Ja siis kandideerisin ja sain kohta. Ja see kool oli päris nagu siuke kunstikool, kus see ehted ei ole siuke väike ehte, mis sa paned kõrvale, aga rohkem siuksed suured autori ehted. Ja seda mulle ka väga meeldis, aga autori ehtedega raha saada hiljem pärast kooli on nagu veel keerulisem. Ja ka mul oli see tunne, et ma väga ei sobi selline nagu kunsti maailmas. Ja siis tuli välja, et mulle meeldib ikka siuksed väiksed seeriad teha. Ja siis kohe, kui ma lõpetasin kooli ja koolin Eestisse 2010, siis ma kohe leidsin stuudio Tallinnas, kus ma kohe minu oma ehted tegin. Ja need oli alguses juba värvilised. Ja muidugi
ei olnud nagu nii suur kogus ja nii palju erinevat, aga siuksed nagu 10 tükki võib-olla ja hakkasin need siin Kalamaja turul müüa kõigepealt. Ja siis läks lihtsalt edasi, et siis nad poed, see esimene pood tegelikult nägi mind siis seal Kalamaja päevadel ja küsis, kas ma tahan nende poest müüma hakkama. Ja siis olin väga õnnelikult ja siis ma hakkasin müüma ja siis läks nagu edasi, et siis oli see suur disainbuum, kus väga palju disainipoed tegid lahti ja siis see esimene pood oli see Les Petites Tallinnas ja see oli väga väike kuskil Tartu maantees natukene linnast välja ja mul oli see tunne, et mina olen see esimene echte kunstnik, kes hakkas seal disainipoes müüma. Ja niimoodi läks väike jutt, väike lugu. Kui sa täna alustasid niimoodi, et sul oli 10 paari kõrvarõngaid, kui palju sa täna teed kõrvarõngaid näiteks ühes kuus või ühes aastas? Kas te teate? Minu mees on tegelikult selline numbrimees, ma ei tea, aga päris palju. Et võib-olla 1000. Muljet avaldav. Ja. Ehk tegelikult sa oled tegelenud oma ehte ja oma ettevõtte arendamisega 10 aastat, ma saan aru. Ja minu firma ei ole nii vana, aga algusel, tegelikult see on 12 aastat teen minu ehted ja firma on, ma ei mäleta, võib-olla 5 aastat vana. Seal, kui ma olen Tallinnas, siis ja ma olin seal Grammi stuudios, ma ei tea, kas keegi teab seda. Seal on erinevad echte disainerid, kes töötavad koos ja siis tegi nagu selline MTÜ all need ehted ja siis tegin minu oma firma. Mina ütleks, et täna, kui sul on oma bränd ikkagi ja oma ettevõte, siis ka sinu ehted kuidagi paistavad välja väga hästi, et sinu ehete puhul mulle meeldib, et sul ei ole ainult kõrvarõngad tegelikult, sul on ka käevõrud ja kaelaehted, et on näha, et sul on nagu ühelt poolt kollektsioon, sa oled seda arendanud ja teiselt poolt mulle ka väga meeldib, milline on sinu ehete väljapanek, et see alati jääb silma, et kas see, kui erinevates poodides on sinu tooted müügil, et kas selle väljapaneku teeb iga pood ise või sa kuidagi annad nagu neile juhiseid, kuidas sinu toodet või sinu brändi peaks esitlema, et kuidas see osa käib? Me anname ikka meie oma standid sinna ja siis pood võib valida väike, keskmine või suur stand ja sõltub, kui palju ruum neil on ja siis ütleme, et näiteks käevõrud ei saa sinna standi peale panna, pange need palun niimoodi, aga tegelikult nad teevad ise, aga see peamõte tuleb meist. Mis on praegu kõige uuem sinu toode, mille arendamisega te seal töökojas tegelete? Ja jõulu tuleb ja sellepärast inimesed ootavad ka midagi uus ja siis ma arvan, ma ei ole kindel, aga me teeme midagi väga suur. See on nagu väike prototüüp praegu, mis ei ole värvitud, aga siuke nagu topelt, mis meil tavaliselt on. Et ma võtan korraks see. Need tavaliselt nad näevad nagu niimoodi välja, need on nüüd paberi peal ja siis proovime siuke suur teha, kus on 2 kuidagi kokku pandud. Ja sellega mina tegelen praegu, et ma proovin seda, kuidas see õige form on. Mul on ka selline form, aga ma arvan ikka läheb nagu selline natukene lihtsam formi.
ja siis proovin erinevalt mudelit ja suurused ja siis kui ma olen otsustatud, et niimoodi peab olema, siis hakkame need välja freesida ja joodma ja valmis teha, värvida ja valmis teha. Kui palju võtab aega see, et sa jõuad oma ideest sellise prototüübini, mis läheb juba tootmisse ja müüki? Ehk kuidas sinu tootearendus käib? Kõigepealt ma pean palju mõtlema. Et ei ole niimoodi, et ma ütlen, et okei, mul on uus asi vaja ja järgmine nädal on seda valmis. Aga see on ikka nagu väga suur protsess ja ei tule nagu under pressure. See tuleb automaatselt kuidagi ja siis, kui on mingi mõte peas olema, need mõtted tulevad siis, kui mul on väga rahulik, kui ma olen üksi, näiteks kui ma jalutan metsas või panen lapsed magama või sõidan rongiga kuskil, kui ei ole midagi minu ümber. Ja siis mul on aega mõtlema ja siis tulevad lihtsalt sellised ideed kõigepealt. Ja siis ma proovin seda peas juba nii palju arendada, et see on juba nagu valmis toode kuidagi peas. Ja siis tuleb see hetk, et ma pean seda kuidagi päriselt näha ja siis ma teen paberimudelit või otse juba metallist ja siis ma näen, kas see üldse töötab. Ja väga tihti on niimoodi, et seda mõte, mis mul on peas, ei tööta, kui seda on nagu päris materjal, et on liiga raske või võtab liiga kaua aega seda teha, et see läheb siis nii kallis, et ma ei saa seda müüa või ebamugav või mingi tehniline probleem või selline asja. Ja siis ma panen ära ja võib-olla vaatan siis mingi kuu või aasta hiljem jälle ja proovin uuesti või ma hakkan midagi uus mõtlema. Ja mõnikord läheb nagu väga kiiresti, et mul on seda idee olemas ja teen paberi või metallimudel ja siis näen, et jah, mulle meeldib ja siis hakkame kohe teha. See täitsa sõltub, milline disain siis on. Sa oled kasutanud juba praegu erinevaid materjale tegelikult, et sul ei ole ainult mitte metall, vaid näiteks need samad kõrvarõngad, mis sul endal kõrvas on, et see ei ole metall vist. See on ka metall. Ja, need on meie uued väiksed rings, need on ka nüüd paberi peal, kõik siin sahtlis. Ja need on ka metallist, aga seal ei ole see metall näha, seal on ülevärv lihtsalt. Aga ma teen ka hõbedast ja vanad seeriad oli ka puuga või kividega või sünteetilised materiaalid ma ka kasutasin vahepeal. Millest see sõltub, millise materjali sa valid oma seeria jaoks? See materjal, kui ma näen mingi ilus huvitav materjal, siis ma proovin sellega midagi teha. Ja siis tegelikult otsustab klient, kas nad tahavad seda veel või Tegelikult tahakski küsida, et kuidas Eesti sind inspireerib? See, et sa oled tulnud Saksamaalt siia, see, et sa oled kolinud hoopis Viljandimaale, see, et sa oled oma väikest ettevõtet arendanud 12 aastat ja tegelikult ma arvan, et sa oled ikkagi ka see, et sa oled nii jaemüügis, kui sul on ka oma veebipood, et sa oled väga-väga tugevasti arendanud ja minu arvates tänu sinu tegemistele on Eesti ehtemaailm ja disain palju põnevam. Aga millega Eesti sind inspireerib?
mulle väga meeldib seda, ma ei saa öelda seda vist eesti keeles, seda vabadus, sest mul on väikes külas pärit, kus me elame selline sinna sisse nagu ja meie ümber on sellised suured meed. Ja ilusad ka, väga ilusad veinimeed, aga ikka sa ei saa nagu vaadata. Ja mulle väga meeldib see vaade, et kõik on nagu vaba ja lahti ja kuidagi ja ka see looduse lähedal ja ka kus me nüüd elame inspireerib mind kuidagi. Et ja, kas see inspireerib, aga see annab mulle seda nagu tunne, et ma või seda võimalus, et ideed tulevad. Kõik on nii avatud, et ideed saavad minu juurde tulla kuidagi. Väga tore. Ja siit me jõuame sinnamaani, et tegelikult sa oled ikkagi sotsiaalse närviga ettevõtja. Sa lõid, kui oli suur COVID ja kõik läksid kinni, siis sina ütlesid, et sa teed heategevusliku kampaania ja sa ei alanda hindu, sest kõigil tootjatel, väiketootjatel on pered ja liisingud, mis vajavad maksmist ja sa lõid hoopis uue värvi minu jaoks, et sa tõid oranži värvi, ütlesid, kõik kampaania ehted on oranži värvi, mis on ju lootuse värv ka minu jaoks ja soojuse värv. Et aitäh sulle selle kampaania eest, see väga puudutas mind, ja mulle meeldis see, et sa tegid nende vahenditega, mis sul olid, ehk sinu enda toodetega seda. Kuidas see kampaania sul läks? Millist tagasisidet said või mida te ise õppisite sellest oma meeskonnaga? Ja see oli väga põnev kogemus, et kõik oli ju siis teistmoodi, et kõik poed oli kinni, me ei saanud nagu väga palju müüa, õnneks meil oli see veebipood, mis väga hästi siis toimus, aga kõik ütlesid, et me peame ikka kõik nagu üür maksma ja töötajad maksma ja nad lasen väga palju, kuidas ma aru sain, lasen need töötajad lahti, aga me ei tahtnud seda. Ja siis tuli seda mõtte, et teeme nagu teistpidi ja ei olnud nagu niimoodi, et me tahtsime sellega tähelepanu või nagu reklaam, muidugi tuleb seda võib-olla juurde, aga seda ei ole tegelikult meie eesmärk. Ja siis me tahtsime kuidagi niimoodi teha, et siis kõik kannavad need orange ehted ja see on suke nagu lahe pilt, et Orange Against Corona oli meie slogan. Ja siis kinkisime seda nendele, kes näiteks töötab need arstid või õed ja kõik, kes tegeleb sellega nagu iga päev. Ja saime väga palju tänulikud sõnad tagasi, mis oli väga toredad ja pildid nad saatsid ja. Kas see kampaania õnnestus sinu enda jaoks? Ja, mina ise olen väga rahul sellega ja õnnelik, et me tegime seda. Jõudsime korraks rääkida ka sellest, et teil on veebipood. Oskad sa öelda, te olete arendanud seda veebipood ja mulle see väga meeldib, see on väga kasutajasõbralik. Oskad sa öelda, et kes on sinu kliendid ja kui palju sa tegelikult müüd väljaspool Eestit oma tooteid, et me teame, või ma olen ise näinud, et sul on erinevates disainipoodides üle Eesti, aga me teame ka, et Eesti turg on ikkagi väike. Kuidas sa seda kommenteerid, ja tegelikult ka teine küsimus, et kuidas üldse jõuda väikse tootjana väljaspool Eestit? Et võib-olla sul on siit seda teemat meile võimalik ka avada. Ja, meie veebipood. Kõigepealt ostavad ikka eestlased, aga välispoolt ka.
ei tea, kui palju protsent seda on. Ei ole nagu nii palju, aga ikka tulevad ka ümber maailmas tegelikult tellimused. Ja sest mina olen sakslane, kõik mõtlevad, et sul on lihtne sinna minna ja müüa hakata, sest sa räägib seda keel. Aga tegelikult Saksamaal on mulle, ma ei tea, kas teistele ka väga raske turg, sest sa pead need kontaktid, kui sul on kontakt, siis ei ole nagu kohe nii, näiteks niimoodi siin Eestis, need poed küsivad sind, kas sa tahad minu juures müüa. Aga Saksamaal ei ole kõigepealt sellised poed, sellised disainipoed, seal on mõned concept stores või midagi, aga selline disainipoed on väga raske leida. Ja kui on, siis nad tahavad ikka nagu Saksa disain müüa ja mitte kuskil East European disain. Ja see on nagu väga raske ka mulle need kontaktid üldse saada. Ja siis, kui on kontakt olemas, ei tähenda, et nad meeldivad sinna ehted või toodet ja siis hakkavad müüa, siis peab nagu ikka nagu iga aasta uuesti kirjutada või iga kuu väga kannatlik olla, et sa nagu uuesti küsid ja kirjutad ja pakud ja nüüd me leidsime mõned edasimüüjad. Meil oli ka üks agent olemas, kes käis Berliinis ringis ja pakkus igal pool meie ehted ja leidsime mõned edasimüüjad. Ja seda ikka töötab paremini kui veebipoes, et välismaal kliendid leida. Nii et sinu nõuanne algajale ettevõtjale on see, et peab olema ikkagi poodides müügil ja veebipood toetab seda tootemüüki, eks ju? Ja, kui ainult veebipood, siis ma ei tea, kuidas ma jõuan välismaale klientidele. Ma arvan, nad nägid minu ehted. Väga tihti on niimoodi, et nad käisid turistina sinna Eestisse ja nägid minu ehted ja siis pärast nad ostavad juurde midagi. Aga et keegi leiab mind lihtsalt niimoodi on väga harva. Millised on olnud, sinu ettevõtja teekond on olnud päris pikk. Millised on olnud sinu suurimad väljakutsed ettevõtjana? Minu suur asi on, et ma ei räägi eesti keeles nii hästi, sest see on mulle nagu kõige suurem asi, et üldse Eestis klientidega ja inimestega rääkida. See on nagu suur asi mulle ja väga keeruline. Ja nüüd ma räägin natukene parem, aga ikka ei leia õiget sõnad või see on mulle väga suur asi. Ja siis kõik, kellel on väiksed lapsed kõrval, teavad ka, et see on päris raske, et ma ei saanud päris paus teha või puhkuse minna või lastega nagu päris palju teha. Ma proovin ikka, aga kui sul on oma ettevõte, siis sa pead tegelikult kogu aeg töötama. Ja, aga kas väljaspoolt tulijad Eestisse kiidavad, ütlevad, et tegelikult ettevõtte asutamine ja ettevõtlusega seotud info ja kõik see e-dokumentatsioon, et see on nagu lihtne ja mugav, et ei pea ootama pangaarve avamisega või selliste asjadega, et kuidas sinu kogemus on, et oli see sulle lihtne ja mugav? Jah, tõesti. See oli mulle väga lihtne ja siin on ka väga palju toendused, kus me kasutasime ka selline starditoetus, mis me saime ja selle raha eest saime nagu suured tööriistad osta, selline värvimisahju ja aparaat ja firma loomine on
päris lihtne ja konto teha ja see on nagu Saksamaal näiteks, meil on Saksamaal ka nüüd üks firma, see on nagu teine teema, see on nagu nii keeruline ja nii palju paberikraam, mis siin Eestis nagu nii lihtne on. Seda on rõõm kuulda. Ja üks küsimus, mida me küsime selles formaadis kõikidelt meie külalistelt või hakkame küsima, on see, et kuidas jääda väikeettevõtjana, eriti loovettevõtjana ellu väljaspool Tallinnat. Ma otsin selles formaadis inimesi, kes on otsustanud kolida Tallinnast eemale või teevad oma tegemisi Tallinnast eemale. Sina oled sellepärast minu jaoks väga põnev inimene, et sa ütlesid ka, et sa olid Tallinnas, pere pärast sa kolisid ära, mis on mõistetav, tõesti Viljandimaal kindlasti on väga mõnus lapsi kasvatada, aga ettevõtte seisukohalt. Et kas see tegelikult on keerukam kui see, kui sa olid Tallinnas seal MTÜs koos oma teiste sõpradega, kellega koos te saite, eks ju, igapäevaselt kokku, arendasite, tegite koos kõike, et sul on see hea võrdlus endal ka olemas? See on natukene teistmoodi. Ja? Ma algusel ka mõtlesin, et ma pean vist iga kuu Tallinnas minna ja niimoodi. Ma ei lähe nii tihti Tallinnasse, võib-olla 3 korda aastas ja siis on see päev nagu nii täis, sest me peame siis nii palju asjad teha. Kõik need materjalid näiteks on seal, kõik need poed on seal, kõik üritused on seal ja see on natukene kahju küll, et kui on näiteks disainiturg, mis kestab 2 päeva, siis ma juba mõtlen, et kas ma üldse lähen, sest ma pean siis nagu nii palju sõita, siis kuskil hotelli broneerida, siis ja töötajad kaasa võtta ja need maksma ja see on nagu suur asi, et kui ma elan veel Tallinnas, on nagu palju lihtsam. Või ja ka need materjalid muidugi ja kõik ehtid ma saadan muidugi postiga, aga me tellime sellised ei mahu peale suured plaadid ja need ei saa näiteks postiga saada, siis peame ikka need sealt Tallinnas võtta. Ja need asjad muidugi on raskemad ja ka see ja kunstimaailm, et näitused, muidugi on siin ka näitused, aga mitte nagu kogu aeg ja mitte nii palju ja väga palju asjad me ei saa lihtsalt vaatama minna. See on natukene kurb. Aga ma arvan, et minu loomingu pärast on siin väga palju parem elada. See on niisugused plussid ja miinused. Et inspiratsiooni saad sa sealt, kus sa elad, eks ju, aga klient on sul ja melu on sul Tallinnas, eks? Ja need poed on Tallinnas, need klientid on igal pool. Aga jah, see disain ja see kunstimaailm on ikka Tallinnas. Ja kui sa ei saa igal pool minna, siis ei saa nagu jälle nagu sees olla selline seiskonnas. Aga mida me saaksime maakondade teha selleks, et loovisikutel oleks väljaspool Tallinnat ka põnev ja arendav, et kas on midagi sellist, mis sa saad mõelnud, et mis toetaks sinu toimetamist seal Viljandimaal? Ja, praegu me hakkame ise väike loomahoovik teha siin meie töökodas. Me oleme siin Raua tänaval Viljandis ja seal on suur hoov, kus me tahame nagu kunstnikud või disainerid kokku saada ja kes teevad siis oma töökoda siin ja siis saame võib-olla koos mingi projektid või ägedad asjad koos teha. See on meie plaan ja soov ja unikaalne. Mulle tundub ka, et elu väljaspool Tallinnat tähendab seda, et sa oled ise aktiivsem ja teed ise ära selle, millest sa puudust tunned. Just, täpselt nii. Nii on, just, et
et elades väljaspool Tallinnat peab olema ise veelgi kuidagi tublim ja aktiivsem. Ja siin Viljandis on ka väga palju sellised inimesed, kes tahavad midagi teha ja kes on creative ja kui sa tuled Viljandis või kui me tulime Viljandis, siis kohe saame nendega tuttavaks, mis võib-olla Tallinnas ka on raskem, sest on lihtsalt suurem ja rohkem inimesed, aga siin on need inimesed võib-olla natukene vähem ja siis nad saavad kiiresti või kiirem kokku ja jagavad ideed. Ja vot seda ma tahtsingi küsida, et kes sind inspireerib? Peale selle, et Viljandi ja Eesti sind inspireerib. Kas on keegi selline, kes on sinu jaoks eeskuju, mõni tõesti meister sinu valdkonnas? On need mõned fotograafid või ongi loodus ise? Ja, see on mulle raske vastada, sest mul ei ole nagu selline üks inimene või üks asi. Ma arvan, et kõik kuidagi tuleb kokku. Ja väga suur asi on ka minu klientid, kes ütlevad, kas sa ei taha nagu seda teha ja siis ma hakkan ka mõtlema, et kuidas ma saan need kliendi soovid täitma. Ja millised on sinu tulevikuplaanid, Liisa? Kuidas sa soovid arendada oma ettevõtteid või seesama, et kuidas sa ise mõtled, et milline sinu ehte maailm võiks olla näiteks paari aasta pärast? Üks unitus ma juba rääkisin, et selline loomahoovik teeme. Ja siis see on, tegelikult on kõik juba väga suur unitus, mis on, et ma saan seda teha, mis ma armastan. Ja klientid ja inimesed ikka meeldivad seda ja ostavad seda ja ma saan sellest elada. See on mulle nagu tegelikult uskumatu, et see töötab. Ja ma väga loodan, et see niimoodi edasi läheb. Et praegu on nii palju kriisid ja olnud ja on. Me loodame, et me saame nagu edasi seda teha. Ja muidugi ka suurendada, et tahame ikka veel natukene Eestisse nagu veel välja minema, et Euroopas kõigepealt, et leiame edasi müüjad rohkem. See on ka meie eesmärk. Aga milliseid ehteid sa ise kannad peale enda ehete? Kas sul üldse on kellegi teise ehteid kodus? Ja, mul on Keijo Koppeli omad. Temaga ma elasin väga kaua Tallinnas koos. Ja siis ta kinkis mulle väga ilusad suured kõõvarõngad. Ja siis Etel Poobus, mis on seal Grammi stuudios. Ja mõtlen, kas mul on veel. Ja, ma praegu ei tea. Mul on mõned teised disainerid ka. Ja Saksamaal üks disainer, kes teeb suured sõrmused, mul on. Ja milline värv on sinu lemmikvärv, pean ma küsima, sest et sa ise kasutad nii ilusaid värve oma loomingus, nii pastelseid kui selliseid intensiivsemaid toone. Et kas sul on oma lemmikvärv läbi aegade või sa oled selline tüüpiline naine, et sul on punase periood ja siis on rohelise periood? Ja praegu mul on see roheline periood, ma arvan. Mulle väga meeldib. Ma arvan ka looduse pärast. Aga mul on ju seda luksus, et ma saan iga päev teine värv kanda, mul on ju siin kõik olemas. Et päris lemmikvärv, nagu kõrvarõngade värv või midagi, seda ei ole. Et ma panen alati seda, mis sobib riidesse. No nii, kallis Liisa, me oleme rääkinud sinuga juba 40 minutit ja vahepeal küsime, kas meie kuulajatel on küsimusi. Korraks vaatame. Kas meie külalistel on küsimusi? Ja on olemas. Nii, tere. Ja tere, selline küsimus. Kas on käinud, kas sa oled käinud Ida-Virumaale ja kas on mingid ettepanekud meile või mida meie võiksime teha, et koostööd teha?
Ma käisin, ma olin 3 korda vist Narvas olnud ja Sillamäes ka. Mulle väga meeldib Sillamäes, aga nüüd need tegite kõik seal uus vist, seal promenaad ja seda veel ei ole näinud. Koostöö ja mul on alati avatud mingi koostöö teha. See praegu seal on see Gold Time, ma müün ka läbi Gold Time'i ja Narvas on üks, kus ma müün ja rohkem connections. Ja, sidemeid. Ja mul praegu ei ole aga ei tea, võime küll midagi koos teha, miks mitte? Disainipood on meil tõesti täna puudu. Et sellist, meil oli vahepeal Toilas üks tore disainipood paar aastat tagasi, aga jah, sellist suurt kaasaegse disainipoodi meil ei ole. Isegi väikest vist ei ole, aga tuleb teha. Ja, või mingi pop-up pood või midagi on ka. Ennem jõulud on ju alati hea midagi pakkuda. Ja. Aitäh, Valeria. Kas sul on veel küsimusi? Ja ikka on. Kas on olemas mingid workshopid või mingid sellised väiksed asjad, kuidas daamid saavad valida ja mis sobib, mis ei sobi, mis värv sobib, mis ei sobi ja kas oled valmis meile siin ka seda workshopi teha? Mul veel ei ole selline workshop teinud, aga see on päris huvitav idee tegelikult. Et mina tean ainult sellised workshopid, kus sa teed echted ja seda ma ei paku. Aga meil on eelmine aasta me tegime selline nagu avatud päev, kus kliendid saavad tulla ja meie töökoda näha, sest siis me oleme siin ainult 1 aasta olnud. Siis me oleme seal just koolisime ja siis tegime selline avatud päev ja siis tulid inimesed ja proovisid ja niimoodi. Aga selline värviteema ja pean mõtlema, see on nagu huvitav asi. Ma lihtsalt mõtlesin, et sul on see võimalus valida see, mis sobib, mis ei sobi, kõik on olemas. Mina küll tahaks nagu tulla, kui kõik sinu kollektsioon on kohal, siis ma saan proovida kõike valida, küsida nagu teiste daamidega suhelda, teed või kohvi juua, koos olla nagu selline nagu mõttega valimine, mitte see, et juhuslikult tulin ja valisin, vaid see, et nagu mul on selline päev täna, kus ma valin endale ehtet. Ja meil on praegu muidugi mul on siin kõik värvid olemas. Ma võin teile näidata, kuidas aga praegu välja näeb, sest need on kõik siin nagu sellised sahtli sees. Ei ole väga nagu ilusti välja pandud. See tähendab ja mõned ja see ladu, see on meie ladu, ei ole nagu kogu aeg täis. Aga kui on selline nagu kindel päev, kus inimesed võivad tulla, siis ma võin nagu siin kõik ilusti teha ja välja panema ja siis kindel olla, et kõik tõesti on olemas. Ja siis võin inimesed kutsuda ja siis saame teha. Miks mitte? Minu arvates see on nii tore idee ja nii naiselik. Kuidagi kõnetas, et mulle tundub ka, et kui meil oleme noored emad, meil on väiksed lapsed, me tahame oma asja ajada, et siis me tegelikult tihtilugu unustame iseennast ära, aga see oleks just selline päev, et ma võtan aja iseenda jaoks ja tõesti oma sõprade jaoks ja ma valin omale ehteid, mis on tähendusega ehted. Teen mingi naiste praktikat, hea muusika, kõik see selline päev selleks. Jah, väga tore idee, Valeria. Ja, on küll. Ise olen 3 lapse ema, tahan sellist päeva endale. Ja, Valeria tervitab sind Narvast, Liisa. Ja, tere.
Ja, minu arust väga tore idee tõesti. Niuke päev iseendale. Aitäh! Kas on veel küsimusi? Meil on ka Olga siin Narvast ja Anna, kes on ka sellised loovad ja avatud naised. Mulle väga meeldis Valeri idee, ma lihtsalt liitun, kui see tuleb. Naiste klubi. Naiste ehte klubi. Aga Anna, sina ise oled fotograaf. Kas sinul fotograafina on ka küsimusi Liisale? Tere! No kui Liisa ütles, et neil on selline spets inimene, nagu, kes tegeleb sotsiaalmeediaga. Kas ta ise teeb ka nagu pilte või te kuidagi tellite nagu spetsiaalseid nagu seeriat selleks, et postitada? Meie Hanna on praegu ainult 3 kuud meie juures, siis on uus. Ja vahepeal ta teeb ka pildid, aga see ei ole tema nagu peaasi. Tavaliselt me ikka tellime üks fotograaf, kes teeb. Me kasutasime ka erinevad, et ennem oli ainult Tallinnas ja siis otsime ka siin Viljandis need fotograafid. Ja alati, kui midagi uus tuleb, siis ma tavaliselt teen ka uus fotoshoot. Ja ka need vanad seeriad, ma soovin siis ka vahepeal mingi uue modeliga või uue nagu backgroundiga pildistada, et on natukene nagu... Et siis ideed tulevad sinult nagu, et sina oled see nagu ideede generaator? Ja, see pildistamine on mul raske ja selline palju ideed mul kahjuks ei ole ja siis mõnikord ikka see fotograaf ütleb, et kuule, me võime seda proovida või seda. Sest algusel mul oli seda mõte, et ma tahan ainult selline valge taus ja väga minimalistik. Ja minimalistik, ja. Aga kuidagi oli siis mul mingi hetk natukene igav, aga ma ei teadnud, kuidas siis muud teha, et on nagu ehted on nagu fookuse peal, aga ei ole nagu nii igav kui ainult valge. Ja nüüd ma proovin ka rohkem nagu väljas minema ja mitte ainult stuudios pildistama. Ma seepärast nagu küsin, et meil on Ida-Virumaal see on üks tütarlaps, ta on ise nagu siit pärit, kaua elas Venemaal nagu viimaste... Nüüd on Eestis? Nüüd on Eestis koos mehega. Meest ka viis nagu Eestisse. Ja ta on see ka nagu ehte kunstnik. Ta on ka õppinud ja praegu nagu alustab oma businessi siin. Ja ta pakkus nagu mulle seda nagu pildistamise asja ja ma loobusin, kuna ma ei teadnud nagu, kuidas asi kõik käib. Nagu see on minu jaoks nagu täiesti võõras asi. Seepärast nagu küsin, kuidas nagu teistel need asjad käivad. Liisa, aga sul on ju modellidega ka pilte. Minule just meeldib see, et ma vaatasin sinu Instagrami kontot ka, eks ju, et sul on nii, ei ole ainult valge minimalistlik, et sul on vahepeal on ikkagi inimestega fotod ja mulle väga meeldib ka, et sa mängid oma fotode tegelikult ka nende erinevate värvidega, et on kohe näha, et kui on roheline, siis on nagu sellist kompositsioonid on tegelikult väga läbimõeldud toote esitlusel. Et ma saan aru, et Anna tahtis küsida, et kuidas need tegelikult sünnivad. Et kui palju seal on, et kas sul on hea fotograaf, kellega sa koos lood, tulevad need kuidagi, et sul on endal väga kindel selline nägemus? Nii ja naa. Mõnikord, kui ma teen ehted, siis mul on juba selline atmosfäär või selline pilt peas, kuidas ma tahan seda väljas saada. Ja mõnikord ma ei tea veel, kuidas pildistada ja siis tõesti sõltub seeriast või ja mõnikord see fotograaf ütleb midagi juurde või see on eraldi.
et tegelikult see on ka selline koosloomine, eks ju, et see on selline koostöökoht, et sa võtad, aga mille järgi sa valid omale fotograafid? Kuidas see valik tekib, et fotograaf on niivõrd oluline partner sinu toote esitlusel? Ja, mul on nüüd vist 5 erinevat fotograafid kasutanud ja see esimene, millega ma palju tegin Tallinnas ja tema ma valisin välja, sest ta tegi juba teistele väga ilusad pildid. Ja siis need Viljandis ma lihtsalt siin ei ole nagu nii palju valik olnud ja siis ma küsisin 2 erinevat ja lihtsalt rääkisin nendega natukene, kuidas ma tahan need pildi või mis nad tahavad või mõtlevad. Ja siis oli selline väga uus koostöö. Anna, nii et sa üldse ei tohi loobuda sellest koostööst. Sa pead fotograafina just võtma selle väljakutse vastu. Ja kaasata teda klastrisse ka muidugi. Jaa, muidugi. Paneme ideed nüüd kokku. Korjame ilusad kohalikud naised ja teeme nendest foto, et igaühel on võimalus endale midagi leida. Ja need portreedid, mida Anna teeb, ongi parim lugu. Jaa, sest seal on ju naiste lugu ka veel. Ja. Seal on ehte lugu ja naiste lugu ka on ju. Ja nende koos nagu selline tutvumishetk. Jah. No näed, vaata, kuidas me inspireerime. Väga tore. Nii, kallid külalised, meil on jäänud viimane 7 minutit minu kella järgi. Kas veel on küsimusi? Meil on siin veel Olga ja Svetlana ja Virge. Можно мне пару слов? Конечно. Tere hommikust kõigile. Tere hommikust. Я, возможно, уже... Я не знаю, это ее или нет, но я купила в Астрикескусе в Нарве. Есть ювелирный отдел. И там такие сережки продаются. Вот как. Да, я являюсь президентом Нарского клуба «Эна», Эстетовитлик Найста Сацион. У нас 8 октября ярмарка женская проходит во 2-й раз, думаю, не последний. Поэтому мы готовы посотрудничать с Лизой в следующем году или еще раньше как-то организовать мастер-класс, например. Мы готовы. Oi, как приятно! Liisa, ma nüüd pean sulle tõlkima, jah? Jah, palun. Ljubov on Narva ettevõtlike naiste assotsiatsiooni president ja Ena klubi ja nemad teevad 2 aastat juba sellist naiste toodete laata, kui ma õigesti aru sain, jah? Ja nad väga-väga ootavad sind külla. See on 8. oktoobril või? Põlla pravilna? 8. oktoobril, jah. 8. oktoober laupäeval ja nad väga-väga soovivad sinuga teha edaspidi koostööd, kui sellel aastal ei õnnestu. Nii töötoad kui sa ise, kui sinu ehted on väga-väga oodatud Narva ja ta näitas kõrvas, et ta just ostis Astri keskusest sinu kõrvarõngad. See on see 8. detsember või? Oktoober. See on juba, see on väga ruttu, aga järgmine aasta, kui see aasta ei jõua, siis järgmine aasta kindlasti. No võib-olla järgmine aastal. Ja, saada infot, siis... Viime teid kokku oma vahel. Facebookis, da, jah. See on Narvas siis, jah? See on Narvas, jah. No väga tore. Nii, meil on veel 6 minutit. Ma tean, et siin on veel üks sinu suur fänn, Olga. Kas Olga on meiega veel? Igal ma tean, et Olga on... Olgal on samad kõrvaringad nagu Ljubovilе ka mustad. Eks ju. Temal lemmikud ja ta alati neid kannab. No vot, kui tore. Et... Igal juhul Narva saadab sulle sinna väga palju tervitusi sinna Viljandimaale ja meil on olnud suur rõõm sinuga tuttavaks saada, Liisa.
Ja, mulla oli suur natukene rääkida ja natukene tutvuda ja ma loodan, et saite kõik aru, mis ma siin räägin ja Väga hästi. Suurepäraselt. loodan, et ma kohtun teie kuskil millalgi. Ma arvan küll, sest et meil on teada, et kuidas sa Viljandis toimetad ja ma arvan, et me saame neid erinevaid toredaid formaate välja mõelda, kuidas sulle teha veel Ida-Virumaad tuttavamaks. Ja meie vahvatele kuulajatele siis ütlen, et 13. oktoober on meie järgmine hommikukohv ja siis me läheme Pärnumaale. Siis me kohtume ka ühe särava naisega, kes on disainer ja kes peab just Pärnus disainipoodi 3 karu. Ja tegelikult võiks öelda, et see on tegelikult tandem vaas ja vaas, ema ja tütar, üks on disainer ja teine on kunstnik. Ja samamoodi ajavad oma asja siis väljaspool Tallinnat, Pärnumaal ja samamoodi me läheme nende töökotta külla, kus ühel pool neil on siis pood ja teisel pool on selline töökoda, kus nad ise teevad ilusaid asju ja kus saab ka teha koos nendega erinevaid asju. Nii et palun pange juba kalendrisse 13. oktoober. Ootame ka sind, Liisa, kui sul on mahti meiega hommikukohvi juua. Ja, võib-olla saan kuulda vahepeal. Et siis tule meiega jälle hommikukohvi jooma ja saadame koos tervitusi Pärnusse. Mul on päris kiire küsimus. Ja. Liisa, palun, mida sa soovitaksid loomeklasteri, Ida-Viru loomeklastrile? Mis ma soovin? Soovitaks. Mul ei ole vastus. No, meil on loomeklaster on selline, et me tahame tuua kokku loovaid inimesi maakonnas, erinevaid inimesi ja ka, et kuidagi seda loovust ja ettevõtlikkust siin maakonnas arendada. Et kas sul on meile häid soovitusi? Võib-olla ma võin soovitada veel inimesed, millega rääkida, mis ei ole Tallinnas. Aga ma arvan, see on nagu juba nii hea mõte niimoodi teha, et näidata, et seda ei ole ainult Tallinnas toimub, aga ka igal pool Eestis. Ja praegu mul ei ole enam veel soovitused. Aga sa saad meile alati kirjutada. Ja. Et kuidas toetada loovaid ettevõtjaid väljaspool Tallinnat. Et see on tegelikult see, mis on meie eesmärk. Ja. Et loovad ettevõtjad oleks Ida-Virumaal ja neil oleks siin hea toimetada ja samamoodi, et nad saaksid ühendust teiste ettevõtjatega väljaspool meie maakonda ka. No, ma arvan, niimoodi on just õige, et saame tuttavaks, et mina tean nüüd, et seal Narvas on fotograafid ja kõik sellised toredad inimesed, kes on huvitatud ka midagi koos teha, et ei ole nagu ainult Tallinnas need inimesed, aga ja ma arvan, see juba aitab, et selline networking teha. Väga tore. Siis me hoiame sind oma tegemistega kursis ja ootame sind väga külla. Ja. Nii, head kuulajad, vaatajad, meie esimene hommik ja hommikkohvid. Ma loodan, et kohvid on joodud ja ma väga, ei olnudki aega juua, aga ma väga tänan teid kõiki osalemast. Suur tänu sulle, Liisa, ja tervitused Viljandimaale veel kord ja uute kohtumisteni. Tõesti, kui te teate sõpru, tuttavaid, soovitage meie hommikukohvi neile ja teiselt poolt, kui te teate kedagi, kellega meil oleks vaja tuttavaks saada veel, siis palun saatke mulle neid vihjeid, kes on need toredad inimesed, kes toimetavad väljaspool Tallinnat, teevad oma tööd suure pühendumusega, saame nendega tuttavaks. Aitäh kõigile ja ilusat päeva teile. Head aega. Head aega.